Tere päevast! Ma ei saa enam öelda hommikut, sellepärast et kell on kohe 12. Ja see oleks minust väga meelevaldne öelda tere hommikust. Ma muidu tegelikult ärkan ju 8-9 paiku, aga täna ma taastusin nädalavahetusest ja ma ärkasin natuke hiljem. Ja kuna Miku läks oma ettevõtte suvepäevadele, kuigi õues on täielik padukas, siis ma lihtsalt kasutasin võimalust ja magasin edasi. Kuniks kodus on vaikne ja keegi ei toimeta ja kassid magavad ja ühesõnaga. Ma lihtsalt nautisin tänast hommikut, magasin. Selles mõttes ma öösiti enam nagu ammu ei maga, ma käin mingi 7 korda vetsus on ju. Ehk siis iga kord, kui ma nagu külge keeran või ma ei tea, Marta hakkab kõhus möllama, siis ma lähen iga kord vetsu ja lasen mingi 3 tilka ja siis mõtlen, et miks ma praegu selle retke sinna ette võtsin. Aga rasedaks olemise rõõmud, eks ole. Nii ma siin kulgen. Kui te vaatate, mul on nagu pea kuidagi must, siis tegelikult ei ole. Ma lihtsalt panin peanaha koorjat. Ta on selline nagu õlise konsistentsiga ja siis ma natuke masseerisin oma peanahka selle juilaga, et see peanaha koorja nagu rohkem siis sisse imenduks. Ja siis ma lasen tal mõjuda selline pool tundi ja siis ma lähen pessu. Ja teate, ma olen nagu nii kaua edasi lükanud seda vlogimist, sest et see lihtsalt tundub nagu nii hull töö praegu. Aga ma tean, et mingi hetk ma vaatan rõõmuga sellele kõigele tagasi ja tahan meenutada, mida ma siis mõtlesin lõpurasedana ja kuidas ma ennast tundsin. Kui täitsa aus olla, siis viimased 3 päeva on mu pea valutanud, kuigi ma käisin 2 nädalat tagasi uuesti tegemas kuklanarvi blokaadi. Ehk siis sulle tehakse kuklasse või siis ütleme pähe süstid ja see peaks leevendama siis neid migreene, aga ma ei tea, kas ma olen immuunne nende vastu või mis, aga mul lihtsalt viimased nagu 3 päeva on olnud päris kohutavad ja ma olen selles mõttes nagu suht harjunud juba migreeniga on ju, aga lihtsalt kui teda nagu pikalt ei ole, mul siin mingi kuuajane paus vist oli vahel ja kui ta nagu uuesti tuleb, siis see on lihtsalt nii ränk ja nii vastik ja rasedana sa ei saa ju mitte midagi võtta ka. Lihtsalt krõmpsutada oma lahustavat paratsetamooli. Juba see maitse mind oksele. Et ühesõnaga migreen on küll siuke asi, mida nagu mul on hea meel, kui kellelgi kaob seda hästi ära, väga tore, aga minul seda rasedusega juhtunud ei ole. Võib-olla juhtub sünnitusel mingi ime ja see kaob seal ära, ma ei tea. Ma ei julge enam väga midagi loota migreenide osas, aga jaa, et ausalt öeldes jah, praegu on siuke seis. Siis mul on normaalsed venitusarmid kõhu peal. Aga see on juba ammu, see ei pane mind imestama alates vist 30. nädalast äkki mul tekkisid need. Kannan neid uhkusega, pole midagi. Mis veel siis vahepeal? Ma olen käinud väga palju kliinikumis, andnud erinevaid uriini ja vereproove. Nende testidega on nagu kõik korras, aga eelmine nädal ma siis käisin 3. trimestri uuringus. Seda muidu nagu kõigil ei tehta, aga kui sul on mingisugune näidustus või rasedusdiabeet või mis iganes rasedusega kaasnev diagnoos, siis tehakse see uuring ja mulle tehti ka ja seal siis mõõdetakse lapse arvatavat suurust. Minu laps nädala taguse seisuga on 3,9 kilogrammi. See on 4 kilo. Ja selles mõttes ma teadsin juba 20. nädala ultralis, et mul tuleb suurem laps, on ju, sest ma tarbin ka metformini ravimit. Aga et nii suur on, seda ma ei teadnud. Tänasega hakkas mul siis 37. nädal, 37+0 on siis praegu ja täna ma lähen ka arsti juurde, 3. kord siis minna naistearsti juurde. Doktor Ele Hanson on minul, väga tore naisterahvas, väga tore arst ja täna siis ilmselt paneme paika esilekutsumise kuupäeva. Ma loodan, ma saan selle ise valida, kuigi minu sõbranna, kes sünnitas nädal tagasi, läks nagu reede hommikul sisse ja laupäeva hommikul siis sündis laps. Et selles mõttes nagu täpset kuupäeva ma valida ei saa seal, et ta tuleb ikkagi siis, kui ta ise tahab. Ma ei tea, kaua ma seal valutan, kaua ma tuhutan, ma ei tea mitte midagi. Nüüd ausalt ma tõesti ei tea mitte midagi. Ma olen esmakordne sünnitaja. Ma ei peagi teadma, sest mul ei ole seda kogemust all on ju. Ühesõnaga põnev ja ma arvan, et siin vlogis me paneme haiglakoti ka kokku. Marta mul praegu just möllab kõhus. Ta on selles mõttes jah, õnneks nagu väga aktiivne ja iga kord, kui ma ta liigutusi tunnen, siis ma olen väga rõõmus, sest isegi mina, kui väga pigem rahulik inimene või kaalutletud inimene, suudan vahepeal ennast närvi ajada. Et kui ta siin üks päev nagu päeva esimeses pooles oli natuke liiga rahulik, siis ma olin mingi äkki on pekkis. Nii et siuksed lood ja jalad on mul full paistes. Seda ma siin vlogi jooksul ilmselt proovin näidata ka, aga see on
ma õnneks ostsin magasinist ühed siuksed plätud, mida saab nagu suht tõmbmatuseni venitada, et sinna sisse mu jalad veel mahuvad, aga tossude sisse ma neid enam pigistada ei taha. Ma ei tea, mis ma täna teen. Miku läks autoga Nuutsakule ja mina pean minema arsti juurde kella 3-ks ja ma ei tea, kas ma võtan äkki Bolt Drive'i või ma lähen bussiga, aga nagu ma ütlesin, õues on täielik mordor. Nii et ma ei tea, panen plätud varbotsa ja teesken, et on suvi või? Ju vist. Meil on 9. juuni ja õues on nagu jahe ja sajab vihma. Aga pessimist telekas läheb siis oma hommikusöökis lõunasööki sööma. Kiisudel on ka kohe krõbuaeg. Ma rääksin teile eelmises vlogis, et neil see automaatne toitja just jõudis, või mitte just, aga nüüd siis juba üle 6 aja tagasi. Me oleme väga rahul. Ühe korra on niimoodi olnud, et neil tuli nagu pigem väike kogus krõbu. Nõudepesumasin lõpetas. Aga siis me pidime nagu puhastama sealt eest seda krõbu puru ära, et seda puru oli sinna väljastusala ette siis sattunud. Aga other than that, väga hästi toimib. Meil on need suured patareid ja üle 6 juba on püsinud ilusti ja täiesti täis on. Aga jah, kohe tulebki krõbu täpselt kell 12, 1 minuti pärast. Nii et ma lähen juba sinna valmis, siis ma näitan teile. Meil praegult miisud kuskil magavad, aga keegi vist juba tuleb. Griffin, tšau! Tšau, Kemsu! Teil on kohe krõbuaeg. Kas te kuulsite, et emme tuli siia või? Oi, musimummud. No see saab ka meil ikka retsi siin iga päev. Kemsu, vali enda pool. Ei lähe venna poole. Nii. Alguses, kui see masin tuli ja see krõbu väljastas, siis nad hullult kartsid seda heli. Aga nüüd nad juba jooksevad valmis, siis kui krõbu veel nii-öelda sealt tuleb, siis nemad juba hakkavad sööma. Neil on ja välja kujunenud niimoodi, et Griff on tavaliselt vasakul pool ja Kemsu on paremal. Aga Kemsu enda ma nagu lõpuni ei söö alati ja siis Griffu sööb tema oma lõpuni. Viimased 2 nädalat on minu reaalsus olnud see, et ma siis iga hommik enne vererõhurohtu, mida ma siis ka 2 nädalat võtnud, pean mõõtma oma vererõhku. Veresuhkud, nagu te teate, ma mõõdan juba märtsi lõpust alates iga hommik ja õhtu. Aga nüüd siis vererõhk ka, sellepärast, et see oli mul siin vahepeal natuke liiga kõrge. Ja ma võtan siis praegu 3 korda päevas vererõhurohtu ja lisaks 1 metformiini tableti hommikul ja õhtul siis süstin endale insuliini, sellepärast, et metformiini kogust enam nii suurena jätkata ei saa, nagu mul siin vahepeal oli. Et mul vahepeal oli täitsa maksimum kogus siis. Nii, ma just siis mõõtsin oma vererõhku, onju. Selline see näit on ja siia ma panen siis iga päev kirja oma näidud ja saadan arstile. Et kui niimoodi mõelda, siis ma olen suht pensionär valmis, sest et mul on vererõhuaparaat, mul on vererõhurohud peal, mul on veresuhkruaparaat, mul on veresuhkrurohud peal. Aga mu arst lohutas mind, sisehaigustarst, et see on tingitud rasedushormoonidest. See on seotud platsentaga. Kui ma ära sünnitan, suure tõenäosusega need asjad kaovad. Nii et ma loodan ka selle peale. Igal juhul ma teen oma hommikusöögi valmis ja lõunasöögi, sest kell on juba 12. Söön ära ja äkki siis tuleb eluvaim ka sisse vaikselt. Kell on 12.40 ja minul sai hommikusöök valmis ja egas midagi. Tangime siis täis ennast ja muidugi vitamiinid ka. Täna siis siuke tagasihoidlik kogus meil. Paar nädalat tagasi oli neid valgeid tablette hommikul 3, õhtul 3. Täna ainult päevas 1. See on siis metformiin ja ülejäänud on see oranž on siis vererõhurohi, siis siin on D-vitamiin ja siis siin on C-vitamiin ka. Ma siin just lõpetasin oma hommikusöögi ja siis scrollisin TikToki ja siis armustan neid hormoonidest nii väga. Äsna seal oli üks video, kus isa siis kohtus oma beebiga esimest korda, emale tehti keiser, ehk siis ema oli nagu 2 tundi pärast passed out on ja siis isa ootas nagu koridoris ja siis pani nagu ise rekkima lihtsalt telefoni ja siis arstid tõid talle selle väikse kärukesega selle beebi ja see isa lihtsalt hakkas nutma ja see on nagu, see isa hakkas nutma, ma ei suuda rääkida, ma pean nii palju välja kattima siit praegult, aga jah, see isa hakkas nagu õnnest nutma ja siis ma olin mingi appikene, et see on nagu meie reaalsus varsti. Ei ole enam palju jäänud. Ma arvan mingi nädalakene kindlasti veel on ju. Aga kes teab. Et tegelikult tänasest alates on nagu täiskontud rasedust, ta võib juba tulla, kui ta tahab. Ja see tundub nagu nii sürr ja nii äge samal ajal.
et nagu keegi tegelikult ei valmista sind lõpuni ette, et saada lapsevanemaks, aga kui see hetk on käes, siis sa lihtsalt oled valmis või nagu sul ei ole ju muud varianti, on ju, aga lihtsalt, et me oleme nagu nii kaua ootanud teda ja nüüd see päriselt kohe saabki reaalsuseks. Ja sellist hitib mul nagu päevas mitu korda. Nii et jaa, pühime pisarad, lähme käime pesus ära, teeme ennast korda ja siis tegelikult lähmegi juba arsti juurde ja seal ma ka ultralis ilmselt näen teda ja paneme kuupäeva paika. Täiesti crazy. Mul on pesus käidud ja just föönitsin ja natuke sirgendasin ka. Räme palav on ja ma pidin vahepeal jahtuma. Tegin aknad lahti, lihtsalt istusin ja jahtusin natukene maha. Nagu näha, siis mul juuksed on korralikult pikkust visanud, väljakasv on väga hull. Ma käisin viimati juuksuris oktoobris. Ütleme nii, et see juuksur ei ole kahjuks olnud prioriteet praegu, et me oleme nagu beebiasju varunud päris palju ja sinna on see raha kulunud, et tavaliselt minu siuke juuksuris käik on, muidu proovin hoida niimoodi, et iga 3 kuu tagant või 4 kuu tagant, aga kuna ma veedan juuksuris aega umbes mingi 5 tundi, sest mul on lihtsalt väga palju neid juukseid ja arve ei ole ka kõige väiksem, siis lihtsalt ei ole saanud seda praegu endale lubada. Aga võib-olla juulis või augustis või septembris, kui need päris nii-öelda emapalgad hakkavad laekuma, siis saab endale ühe juuksuris käiguga lubada. Väga tahaks, sest need juuksed siin karjuvad appi natukene ja nad vajavad lõikust. Aga samas praegu kannatab veel olla. Ei ole nagu kõige katastroofilisem seis, aga tahaks mingit värskust küll. Tahaks tegelikult nagu täitsa siiamaani lõigata, ma arvan. Ma ikka paari aasta tagant teen seda, et lõikan täitsa maha, sest õnneks mul kasvavad suht kiiresti tagasi, aga kell on saanud 2:30, isegi natuke läbi. Ma otsustasin, ma lähen bussiga ikkagi arsti juurde. Pärast ma pean küll suht kiiresti koju saama, äkki ma siis võtan Bolt Drive'i, sest pärast ma hakkan tegema süüa. Ma teen meie armsatele sõpradele, kes siis nädal tagasi sünnitasid. Teen neile tänase õhtusöögi. Meil on selline traditsioon. See on küll kogudusest alguse saanud, aga siis jätkame nendega ka, et iga õhtu, alates sellest, kui nad koju said, siis peaaegu 2 nädalat on iga õhtu siis kellegi poolt kaetud, et viiakse värske soe toit ukse taha. Keegi ennast külla ei pressi, mina samuti mitte. Ma ilmselt lihtsalt viin ukse taha ja tunnen rõõmu sellest, sest värsked lapsevanemad ilmselgelt ei jaksa nagu iga õhtu kedagi hostida. Ühesõnaga, see mõte on siis selles, et kui sa saad koju beebiga, eriti esmalapsevanemana, siis on nagu väga tore, kui su kohustuste listis on nagu üks asi vähem, millele mõelda. Et sa tuled väikese inimesega koju, sa proovid temaga hakkama saada, et sa ei jõua tegelikult nagu iga õhtu sooja sööki meisterdada. Ja siis ongi selline komme meil. Oli 3Ds ja on ristel samamoodi, et peaaegu siis 2 nädalat iga õhtu keegi viib sooja toidu ukse taha värsketele lapsevanematele. Ja täna minul on plaanis teha lasagnet ja kiirist magustoitu vaarikate ja Biscoffi küpsistega. Ma loodan, mul jääb sealt toorainet üle, et ma saan endale ka teha, aga jah, üks mõnus lasagna on täna meil siin varuks ja seda me hakkame siis meisterdama kohe, kui me tagasi jõuame. Ma arvan, me jõuan kuskil 4 tagasi, siis ma hakkangi kohe tegema. Teen meile ka siis õhtuks lasagnet. Ostsin eile Prismast esimest korda mingid nagu ühekordsed nõud fooliumiga, kuhu sisse saab siis teha paraja portsu ja sellega siis nagu transportida. Pole varem ostnud selliseid asju. Käisin mingi 11:30 öösel Prismas. Ühesõnaga lahe ja minu meelest see on nii tore traditsioon, et nagu endal on rõõmus seda teha. Värsked lapsevanemad kindlasti väga õnnelikud selle üle, nii et tavaliselt ongi nii, et seda õhtusööki nagu jätkub siis järgmiseks lõunaks ka, et siis nad ei pea nagu toidu pärast muretsema. Aga jaa, nii palju siis sellest jäppimisest. Mul läheb 10 minuti pärast buss, nii et hakkame settima bussi peale. Ja ma jätan kaamera koju laadima, sest et just näitas, et aku hakkab tühjaks saama. Ma ei ole sellele veel lisakut muretsen, nii et sina jääd siis siia laadima praegu. Arsti juures käidud, 20 minuti asemel läks tund ja 20. Ja ma kohe räägin teile, miks. Mul on praegu väga palju emotsioone. Positiivseid, negatiivseid, igasuguseid. Ma teen endale ühe kosutava joogi, ehk siis kraanivee. Ühtlasi mul on väga kiire, kell on 5 natuke läbi ja ma ei jõua täna kella 6 viia neile toitu, aga ma kirjutasin neile, et ma viin kella 7. See sobis neil õnneks, nii et olgud, mul on aega praegult siin vaaritada. Ma olen nii pahane ja
räägin kõigepealt siis nagu negatiivse ära, ja siis ma räägin, mis arsti juures toimus. Ja miks ma seal nii kaua aega pidin veetma. Aga ma võtan istet, sest bussis mulle seda ei pakutud. Nii et ma istun siis oma kodudiivanil. Ma ei ole väga ammu bussiga sõitnud. Sellest ajast peale, kui me ostsime enda auto, mis oli siis nüüd juulis saab aasta aega tagasi, siis ma olen võib-olla 1 või 2 korda bussiga sõitnud. Ja seda ka nagu äärmisel juhul, nagu kui tõesti muud varianti ei ole. Ja kuna Maarjamäe juures ei saa Bolt Drive parkida ja sealt ei ole pärast nagu millegagi tagasi tulla, Bolt Drive'iga siis on ju, siis mõistlik oli minna bussiga ja ma olin mingi, see ei saa nagu nii hull olla, vaata. Äkki ma just mõtlen üle. Sinna minnes selles mõttes all good, et oli kohti ja läksin istutasin ennast lihtsalt maha mingi hetk. Mega palavakas, võtsin jope ära, oli lihtsalt särgiga, nagu see on mingi 15 kraadi ja see minu jaoks reitsilt palav. Nii, okei, on ju, jõudsin kohale. Tagasi tulles, tipptund, oli hea, ma olin mingi, ma ei hakka taksot võtma nagu, sest ma nii sõidan sama kaua koju, et takso istub ju ka ummikutes, on ju, et lähen siis bussiga. Buss on nagu pilgeni rahvast täis, mitte kedagi ei huvita, et sa oled 9. kuud rase, sul on suur kõht, sul on jalad täiesti turses nagu ja igasugune siuke tühi seismine nagu veelgi, teeb seda intensiivsemaks. Et jah. Ja siis ma seisan seal inimeste keskel ja nad selgelt näevad, ma hoian veel nagu demonstratiivselt kätt oma kõhu peal. Ma olen mingi I'm prego ja ma ei liigu siit mitte kuskile. Ma ei olnudki seda teed, ma olin nagu ääres, aga ma olen suur. Mul on suur kõht, sa ei mahu mööda. Palun ära suru ennast mööda, sa ei mahu. Nagu, sa reaalselt ei mahu. Ma ei taha, et sa nagu vastu mu keha ennast hõõrud. Ma ei saa kõhtu sisse tõmmata, nagu ma tõesti ei saa. Mul on seal suur laps sees, on ju. Ja siis inimesed lihtsalt mingi köhivad sulle kuklasse ja nagu haisevad ja ühesõnaga see kõik lihtsalt ajas mind nii närvi, et ma lihtsalt lubasin endale, et nagu never again. Nagu ma lähen kas või jala sinna Maarjamõisasse. Jah, ma võin olla nagu 9 kuud rase, ma lähen kas või jala, mind reaalselt ei huvita. Ma ei taha bussiga sõita ja selles mõttes mul on nagu seda enesuhkust nii palju, kui keegi oleks nagu inimest pakkunud lihtsalt, ma ei oleks istunud, on ju. Aga nagu the fact, et sa näed, ma olen su kõrval ja sa lihtsalt scrollid telos, istud oma mugaval istmel, sa ei ole rase nagu, sa oled noor inimene, nagu palun paku istet. Ma arvan, et see viisakusreegel ei aegu nagu mitte kunagi, et kui sa näed rasedat inimest või sa näed nagu kedagi, kellel tegelikult on nagu veits raske seista vaata ja nagu tipptund ka veel, siis palun paku istet, see ei võta sul tükki küljest ära. Ühesõnaga, ja ma olin väga pahane. Ja siis ma ei saanud veel sealt uksest välja, sest et kõik lihtsalt nagu kalanägudega vahtsid, kui ma ütlesin vabandust, ma läheks välja, nagu lihtsalt seisavad. Ühesõnaga me lihtsalt Martaga siis push'isime läbi sealt. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean ennast nagu välja elama, sest et ausalt ma lähen vahepeal nii närvi ja ma rasedana nagu eriti kettas vahepeal. Sest neid emotsioone on väga palju. Nagu te nägite, ma hommikul nutsin, nüüd ma vihane. Vahepeal ma olin väga rõõmus, on ju. Tegelikult ma kogu rõõmus. Nagu kõik on hästi. Lihtsalt mingid hetked, kus ma mõtlen, et kui üks piisk siia karikasse veel tuleb, siis ma plahvatan. Ja selleks oli see tänane bussisõit. Aga see selleks, ma olen kodus. Ma olen oma kõige turvalisemas kohas. Siin on mu kassid, kes just pesid 11 nägusid ja see oli kõige armsam asi maailmas. Aga alati, kui ma kaamera välja võtan, siis nad lõpetavad see tegevuse nii, et uskuge mind, et nad ausalt lakkusid 11. Kuigi enamus ajast nad kaklevad. Igal juhul, mis siis arsti juures toimus? Läksin oma tavapärasele naistearsti visiidile, kus ma olen juba 2 esmaspäeva käinud, nüüd oli siis 3. seoses oma kõrge vererõhuga ja tursis jalgadega ja rasedusdiabeediga. Nemad siis tavaliselt mõõdavad nagu vererõhku, lihtsalt küsib, kuidas läinud on, siuke nagu basic on ja esimene kord siis, kui ma käisin, see oli siis nüüd 2 nädalat tagasi, siis nad mõõtsid ka kõhu ümber mõõtu ja tegid ultraheli siis ka beebile. Eelmine kord nad ei mõõtnud enam ja ei kaalunud vist ka ja seekord siis nagu küsisid kaaluga ja mul on nagu iga päev erinev kaal, nii et ma olin täna nagu oma kodukaalul mingi, see ei ole võimalik, et ma nii palju kaalun. Nagu see ei ole võimalik, kaal valetab. Ja siis arsti juures tuli välja, et kaal ei valetanud tegelikult, kes oleks osanud arvata. Aga kõik need tursed ja see, et keha hoiab nagu vett kinni ja ühesõnaga, et kõik see nagu mõjutab ka kaalu. Ja ma ei taha öelda neid numbreid, ma ei ilmselt kunagi ütle ka, aga need on nagu suured numbrid. Nii et jaa, aga arst ei olnud nagu väga šokis sellest, ta just mingi, see on nagu tavaline. Nii, siis nad tahtsid südametoone kuulata. Kuulsid, aga Marta hakkas nii hullult võimlema, ta oli nagu terve hommikupõhjust maganud on ju, nagu minagi.
ta hakkas nii hullult võimlema ja ringi tõmblema seal, et nemad ei saanud enam nagu südamelööke kuulata, sest ta tõesti nagu võimles nagu ma ei tea, mis asi. Igal juhul. Siis me saadeti KTG tegema. Ma ei ole kunagi elus teinud sükest asja, aga kunagi on ikka esimene kord. Ja siis ma lamasin seal umbes pool tundi. Marta pani jätkuvalt täiesti hullu. Ma panen siia nagu need klipid ka, vahepeal ta hakkas luksuma, siis ta möllas jalgadega. Ma panen siia siis teile vaatamiseks. Vahepeal oli nagu 140, siis oli 170, siis ta pani mulle jalalööke reetsilt ja siis ühesõnaga igatepidi seal võimles ja taidles ja... Aga noh, minul on nagu alati see, et pigem olgu nagu rohkem tegevust kui vähem on ju. Ja seda ma tean, ta on aktiivne, seda ma tean juba ammu. Ja siis see arst, kes seal seda KTG telgist oli mingi ja siit tuleb nagu väga aktiivne tüdruk. Mitu korda veel kinnitas mulle, ma mingi ja ma tean. Olin seal ära. Siis läksin oma naistearsti juurde tagasi ja nemad siis panid paika esilekutsumise tähtaja. Ja nagu it's getting real. Nagu see tõesti hakkab kohale jõudma, et varsti Marta ei olegi ainult nagu minule või nagu ainult minu kõhus, vaid ta tuleb sealt välja. Ja ma tean, et teda nagu nii oodatakse ja mina ja Miku ka nii väga ootame teda. Ja see lihtsalt nagu... See on nagu süke hirm natuke ka, et kas ma suudan talle nagu pakkuda sellist ema armastust, nagu ma alati unistanud ja ma täiega kardan nagu failida emana või et ma lähen võib-olla närvi või see unetus ja kõik see hakkab nagu mängima, aga ühesõnaga, te ei pea mind kuidagi lohutama, ma lihtsalt nagu ma tean, et neid hetki tuleb, aga nii sürr on mõelda, et juba varsti ja ma ei taha öelda kuupäeva, aga ma ütlen teile, et see on varsti. On ta meiega ja ma kindlasti tahan nagu jagada elu koos Martaga ja niimoodi nagu siin ka ja sotsmeedias ka, aga ma ei tea, mil määral või kui palju, eks see kõik kujuneb välja. Selles mõttes kindlasti ma nagu ära ei kao, sest et nagu viimased varsti juba 9 aastat on YouTube on nagu nii suur osa mu elust ja tegelikult sotsmeedia ka, et see ei ole lihtsalt nagu mingisugune for fun asi, vaid nagu see on ka osati nagu mu töö on ja suht ainus töö, mida ma nagu päriselt naudin. Ja see on nii äge ja me oleme nii kaua ootan Martakest ja see, et ta nagu kohe varsti on meiega, see on nii sürr lihtsalt. Et mina olen ju terve aeg nagu tundnud neid liigutusi ja täiega süke nagu hästi tugev nagu side on tekkinud ja muidugi Miku on ju ka, kui ta käe peale paneb, seda tunneb, aga nagu kui see kellegi teise kehas tunneb mingid liigutusi, on võib-olla nagu veits veider, et ma arvan, et kui ta nagu päriselt kohale jõuab ja kui ma näen nagu, et noh, kui ma näen, et Miku hoiab Martat süles ja need esimesed hetked ja kõik see appikene, seda on lihtsalt liiga palju praegu. Et ühesõnaga, ma olen väga valmis, ma väga ootan juba teda. Ilmselt saab väga valus olema, aga noh, it is what it is. Ega ükski sünnitus vist ei ole nagu valuvaba on ju. Või noh, igast mingi hüpnosünnituse asju tehakse, aga ma ütlen ausalt, ma isegi ei mõtle nagu sükeste variantide peale, et ma tean, et see saab olema valus. Aga samas nagu see hetk, kui ta päriselt sünnibki ära ja ma näen, et ma ei tea ju tegelikult, milline ta välja näeb. Ja mis värvi silmad tal on või kui palju juukseid tal on, kas tal üldse on. Et see on nii äge. Ja no meie nagu maailm tegelikult muutub juba õige varsti, et meist saavad päriselt ema ja isa, see on nii sürr, see on lihtsalt nii sürr, aga jällegi ma olen nii valmis selleks ja ma nii ootan meie väikest Martakest. Nii et joo, lasin natuke elan ennast välja, pühin pisarad ära ja siis hakkan lasanjat tegema. Nii kaootiline vlog lihtsalt, nii äge, nii äge, et see hakkab päriselt nagu, see hetk ongi varsti käes, nii lahe. Nii, siit paistavad siis lasanjad, see jääb meile, see läheb sõpradele ja siis tegin magustoidud ka. Siin on vahukoor, koobimagreem, biskoffiküpsised ja vaarikad, kihiti pandud.
Manti jäi üle, nii et tegin meile ka. Ja kohe lähme viime toidu ära. Ja nii, väga head näevad välja. Me käisime juba tükk aega tagasi tegelikult sõprade pool ära. Ilmselgelt ma seal ei filminud, aga väike ilmakodanik on väga nunnu ja tal on väga tublid ja vaprad vanemad. Nii et tore oli seal külas käia. Proovisime olla võimalikult vähe, et mitte kuidagi koormaks olla, aga täiesti väga tore oli näha. Ja siis tulimegi koju tagasi. Ma sain ka lasagnet ja seda magustoitu ja nüüd ma vaatan Netflixi ja hakkan triikima. Iisusel on praegu tagaajamismäng. Griffu otsib kemsut taga ja siis ründab. Ja mina lõiksin endale siis õunasnäkki. Granny Smith on mu lemmik olnud läbi terve raseduse, sest see on nii mõnus hapu. Siis seal on Vichy mingisugune mullivesi. Ilma suhkruta muidugi. Mingi vaarika maitseene vist. Ja seal on puhta pesuhunnik, mis tahab triikimist, nii et seda me hakkame tegema ka. Ja Kemsu Griffu ja neil on õhtune tagaajamismäng praegu. Ja nagu te teate, nad olid siin dieedil või nad on dieedil, et muidu neil oli nagu suur toidukaus sees on ja krõbu pilgeni täis ajas üle ääre, aga nad käisid kogu aeg snäkkimas ja Griffen oli lõpuks 7 kilo ja Kemsu oli 5, midagi ja seda on palju. Et Griffen on nüüd, mis ta läks, veebruarist läksid nad dieedile. Griffu oli siis 7 kilo, Kemsu 4,8. Näitan siin ka siis. Ja nüüd on Kemsu 4,1 ja Griffu 5,9. Nii et nad on nagu ilusti alla võtnud. Ems ütles, et see on täiesti normaalne kaal ja kes ei tea, siis mu Ems on loomaarst, nii et tema ütlesime, usaldame. Okei, väike nali, ma ei läinud magama. Tegelikult Miku hakkas seda vooditaskut kokku panema. Griffu juba hüppas sinna sisse ja Kemsu on mingi, mida te teete? Kemsu, kas sina otsid mingit väikest putukat või? Jah, aga see tuleb eest ära nagu, et see ongi siis vaata vooditasku. Siis need lähevad vaata jala pikenduseks, neid saab nagu reguleerida ja lähevad veel need rattad ka sinna alla, siis saab nagu seda liigutada eeskast teise. Jah, praegult mitte. Tere hommikust, on teisipäev ja mina siin teen hommikusööki endale, ehk siis nagu ikka praen peekonit, röstin saiu. Mul on nii hea meel, ma sain eile oma sisehaiguste arstilt vastuse, et hommikused veresuhkrunäidud on väga heaks läinud ja me jätkame samasuguse raviga. Et eelmine visiit ütles mulle, et põhimõtteliselt kõigil tuleb nagu tõsta seda insuliiniühikut. Mul on siis praegu 16 ühikut õhtul, lasen 1 kintsu. Järgmine õhtul lasen 2 kintsu. Et ühesõnaga 16 ühikut nagu päeva kohta on ju. Ja ta ütles, et jaa, et suht kindlalt pead tõstma seda, aga selgub, et mul on nii head näidud, et ikkagi ei pea. Ja sellest mul on väga hea meel. Nii et me jätkame siis sama raviskeemiga praegu. Ja naljakas eile kassid, mõlemad käisid seal vooditaskus. Nad on lihtsalt nagu, ma ei tea, mis nende peakeses toimub, nad on suht kindlad ilmselt, et nagu need asjad, mis me ostame, on neile. Muidu oli see voodi sinna mõeldud, aga kuna ma käin öösel mingi 1 korda pissil, siis ma lihtsalt tirisin selle siia. Tal on rattad all, et saab ära lukustada. Panin siia praegu pleedi peale, mul ei ole lina veel. Googlesin siin hommiku otsa, et kust saaks lina osta. Pluss siis seda kindlat alust. Hommikusööks söödud, ma jäin veel Liisa vlogi vaatama ja siis Kemsu lihtsalt sujuvalt teise tooli pealt ronis mulle sülle. Talle meeldib emme opa sulle. Meeldib Kemsu või? See on nii armus, Kemsu. Ta on täiega nagu sülekass viimasel ajal. Niimoodi ronib mulle sülle. Ta on siin hea sossu. Me nagu mingi aeg hakkasime harjutama, et niimoodi hästi nagu vaikselt võtsime sülle, hoidsime lihtsalt süles, ei kõndinud ringi taga. Siis ta natuke nagu kartis, aga samas nagu natuke meeldis ka. Ja nüüd ta, oi! Jaa, ta just kriimustas mind, aga mitte meelega, ma tean. Ai! Ma unustasin ära, et neil on täpselt kell 12 söögiaeg. Nagu te näete, siis väike kassikaus on asendunud suure koerakausiga, mis meil tegelikult oli nagu alguses ka. Aga mina tahtsin vahepeal ju nagu sellist kaussi panna ja siis Miku ütles, et see on liiga väike ja ebapraktiline. No, eks see tegelikult natuke on ka, sest et ta on nagu, kui sa vaatad külje pealt, siis see tagumine osa on palju kõrgem kui see esimene osa ja siia mahub täiega vähe vett selle pärast ja siis pidi nagu päevas mitu korda seda täitma. Ma ikka iga kord mõtlen, kui ma hakkan vlogima, et mul oleks seda statiivi vaja. Sest et praegu ta lihtsalt Sol de Janeiro spreipudeli peal ja ma lihtsalt usaldan seda pudelit nii väga. Usaldan, et kaamera ei kuku sealt maha. Kemsu tegi mulle siia mingit punase juti. Igal juhul peseme hambad, peseme näo ja siis mul on siuke plaan, et
ma tahaksin Pepkost klaasist jääkohvi anumat, mida saaks kodus kasutada ja samas nagu saaks ka kaasa võtta, sest et ma väga tihti ostan Circle K-s seda jääkohvi ja ma olen ostnud seda nagu tavalise termose sisse, aga sealt ei ole seda väga hea juua. Mul meeldib ikkagi nagu kõrrega juua jääkohvi, et siis on nagu päris asi või nii. Nii et seda tahaks ja siis ongi et mingid haiglasnäkke ja vett. Äkki ma saan oma lemmik Neptunast sealt Delta Coopist. Ja siis IKEA tellimus ka, kuigi me käisime Tallinnas IKEAs nüüd see nädalavahetus ja me ostsime sealt ühed nagu toolipehmendused, näitan teile ka pärast, millelt käib kate ära. Nagu halleluuja, lihtsalt toolipehmendusi on võimatu pesta niimoodi, et nad jääks sama kujuga pärast. Need on nagu üliloppergused, lainetavad, sa ei saa kunagi enam normaalselt istuda nende peal. Ja siis me IKEAst leidsime sellised toolipehmendused, mis nagu käivadki iminappadega põhimõtteliselt või nagu neil on selline nagu nakkuv alus, et ei tule seal tooli pealt maha, pluss ta käib katte pealt ära, et sa saad need katteid nagu eraldi pesta. See on minu goal. Lihtsalt täiskasvanu elu rõõmud, vaata, kui leiad sükse toote. Nii et me ostsime ühe prooviks ja nüüd siis Mikko tellis ülejäänud 4 veel, sest meil on 5 tooli kokku. Nii et selle tellimuse toome ära, siis vaatame. Äkki läheme veel kuskile poodi, aga rohkem tegelikult ei ole plaanis minna, nii et hädavajalik, ainult hädavajalik. Nii, siis veel, mis ma olen siin nädal aega võtnud juba, Flutica Soon Teva. Ilmselgelt ninasprei on ju, mul oli kohutav nohu 2 nädalat niimoodi, et ma nagu hingasin lihtsalt läbi suu ja olin mingi, nagu kõik siit oli täitti täis on ju. Ja nii kui sa nuuskad, mitte midagi ei tule. Nagu mitte midagi. Ja siis nuuskad ära, hingad sisse läbi nina, tunned, kõik on paksult täitti täis. Ei aitanud mingi Kelomyrtol, Forte, ei aitanud Humer, ei aitanud mingi nina loputamine, aurumasi, mitte midagi, see oli lihtsalt nii intensiivne. Ja siis ma sain retseptika, nii et seda ma lasen nüüd endale ninna ja kokku on siis 2 nädalat nagu selle ravi. Ma arvan, ma lõpetan äkki reedel ära, hakkasin eelmine esmaspäev võtma. Täitsa nagu kenasti toimib, selles mõttes. Sai ilustisid kõik selle sekreedi voolama ja sai välja nuusata. Väike bump teid ka teile. Ma ei ole tegelikult nagu väga palju oma kõhust jaganud, sest et see on päris suur. Ja nii tore on näha naisi, kellel on nagu siuke nunnu, pisike kõht. Ja siis olen mina oma suure kõhuga. Väga hull. Tuletan meelde, siin sees on 4 kilo last. Pluss platsenta ja pluss kõik see, et keha hoiab vett kinni ja vähesõnaga kõik turlised asjad. Eile arsti juures päeval kaaludes ma kaalusin 2 kilo rohkem kui praegu ja see on tursetest tingitud, nii et lahe. Vähesõnaga jah, siuke pumbu 37+1 siis praegu. Ja tegelikult kui ma lähen sünnitama, siis nad teevad ennem ka ultraheli, et nad vaatavad, kui ta on nagu 4,5 juba, siis tuleb keiser. Aga kui on alla selle, siis ma saan ise sünnitada. Panin just enda näole sellist Garnieri Brightening Liquid Care C-vitamiiniga ja seda ma tegelikult panen nagu iga päev endale. See on mul praegu siiamaani ära kasutatud. See on tõesti väga hea. Ta on nagu hästi süke kerge ja jätab nagu näo ilusti kumama. Ja kuna ma meiki kannan harva nende viimase 8 kuu jooksul on nagu mõned korrad sattunud võib-olla, kus ma olen nagu full meigi teinud, siis see ongi tavaliselt minu igapäeva meik, ehk siis see asi on ju. Siis sellest samast sarjast Garnier nagu saatis, siis ma hakkasin katsetama. Nad on juba päris pikalt saatnud, mis on nii tore, et saab nagu nende tooteid katsetada ja väga paljud või isegi suht kõik ma olen nagu lõpuni kasutanud ka. Lihtsalt mõnikord nad saadavad nagu topelt neid tooteid, et siis ma ei jõua neid kasutada ära, sest mind on ainult 1 on ju. Aga Martakene on nagu väga hoidnud mind selles mõttes, et mul on olnud terve raseduse nagu põhimõtteliselt perfektne näonahk. Et ma ei olegi vajanud mingisugust igapäevast jumestust või näo katmist või midagi sellist. Pärast seda seerumit ma panen siis sellist päevakreemi, mida ma panen muidu ka meigi alla, aga lihtsalt on siuke hästi mõnus, niisutav. Ja siis viimase asjana, mida ma iga päev teen, see saab mul kohe otsa, Got2B selline nagu keel või vaha või mis iganes asi ta on, mul on täiesti otsa korral tegelikult. Asja ma vist nagu kammin hästi kergelt läbi oma kulmud. Peaski tegelikult värvima ka neid. Nad on nii heledaks läinud siin. Ma ikka iga nädal proovin värvida. Ja ma olen päevaks valmis. No nii kiire fit check ka. Panin lihtsalt jakki siia peale. Ma tean juba, et mul hakkab räigelt palav, aga mul pole praegu muud panna. Ja siis minu turses jalgadele
ainsad jalanuu, mis praegu jalga lähevad, need on nagu kõige viimase piiri peal, nagu seal kõige viimases augus on need vandlad. Ühesõnaga magasiinist 8 eurot sussi küll ja veel. Ja lähme siis tegudele, võtame siit paar kotti ka kaasa, mis ma vahepeal autost üles tassinud, sest me käime poes ainult oma riidest kottidega. Võtame selle siis ka. Ja läksime. Väga palav hakkas praegu siin seis, appikene. Tulin tulema, võtsin oma veepudeli. Õnneks ma alati võtan vett kaasa, sest ma nagu poodides tunnen, et mul lihtsalt õhk saab otsa ja ma vajan vett. Aga ma sain siin seist 2 kummiga lina, siis on vaja veel seda peegelnet alust on ju sinna linad alla. Ja siis, väga nunnu, mul on nagu nõrkus ilusate ujumislangast vastu ja üldse magatsite vastu, millega saab ulpida vee peal. Ma armastan ulpimist vee peal. Ma ei tea, millal see suvi juhtub. Võib-olla alles järgmine suvi saab kasutust, ma ei tea. Igal juhul järgmine sihtkoht meil on Eden ja lähme Pepkosse. Also just hommikul kiitlesin teile, et mul on ilus näonahk on ju. Ja siis nüüd vaatan, mul on mingi jõhker nahaalune põletikuline punn tekkinud siia, mida mul mitte kunagi tavaliselt ei ole. Nice! Ma ütlen teile ausalt, ühel päeval ma sain närvi ja vapusti siin roolis saan nagu. Tulin siis just, no kes Tartut teab, sealt magasiini poolt on ju. Ja seal paremal on siuke, CNG tankla on ju, kui seal paremale ära pöörad. Ühesõnaga seal paremal pool tänavas, siis mina läksin nagu otse. Ma tahtsin sealt Vangla sillast üle minna on ju ja tulla Edenisse. Ja see parempoolne tänav siis, ma olen nagu peateel. Ma olen full peateel. Nii, mul roheline on ju. Ja seal paremal nagu see tee, mis ära keerab, seal on mingi suur veok, mis nagu teeb mingi teeparandustöid või mina ei tea, mida ta seal tegi. Ja ta südamerahus lihtsalt tagurdab mul ette nagu keset minu rohelist tuld. Ma sõidan mingi 55 km tunnis ja see lihtsalt tagurdab mul ette või? Ma panin pidurit plokki, ma olin püha viha täis. Nagu, kas sa tahad, et ma hakkan roolis sünnitama? Kas sa võtad selle sünnituse vastu või mis? I just cannot. Ühtegi märki, ühtegi mingit heli, mis nagu annaks märku, et ta reaalselt tagurdab mulle ette. Mitte midagi. Hingame sisse, hingame välja. Ja lähme shoppama edasi. Mul sai ametlikult kopp ette ja ma ei saanud pooli asju, mida ma tahtsin, nii et lähme koju. Mäletad, kui sa olid väike, siis ema ütles, et me ei lähe Mäkki. Kodus on süüa küll. Kodus on ühepäevatoitu, aga sa ei ole enam väike. Sa oled adult, kes ise otsustab, mida ta sööb lõunaks. Ja ma tahtsin proovida Nutella jätsi, nii et seda me täna teeme. Nii, ma lihtsalt näitan teile päris elu siis ka. Need on siis minu jalad praegu. Täiesti paistes, nagu näete siis siit. Jäävad need jäljed ilusti sisse. Mõnus paistetus. Teine jalg samamoodi, full paistes. Raseduse võlu. Ja ma sõin oma Mäkki siis ka ära. Viskasin nagu salfakat siia sisse, aga Nutella jäts, mis ma oskan öelda? Tore, aga mitte midagi erilist, liiga magus minu jaoks ja oleks võinud olla poole väiksem. Ma ei tea, miks ma miniversiooni võtnud. Minu lemmikuks jääb ikkagi karamelli McSunday, aga nagu see oli okei, lihtsalt rohkem ma seda enam ei ostaks. Nii, reaalsus on siis see, et ma jäin magama vahepeal. Ma ei tea, kas see on lihtsalt lõpu raseduse väsimusest või millest, aga võib-olla ka see Sugar Spike oli natuke liiga hull selle Nutella jätsiga. Keha pole harjunud, minu nagu top magus, mis ma praegus lähe söön, on arbuus, nii et võib-olla sai liiga hull pauk mu kehale või noh, mitte võib-olla, vaid suht kindlalt, nii et rohkem ei soovi seda McFlurryt. Vot, aga Miku niidab praegu hoovis ja me lähme kohe ühte ratast testima, ta vist ostab endale ratta, sest eelmine sügis, nagu te mäletate, ta valesti teraratas, täiesti uus tutikas ratas, nii et lähme vaatame ja siis lähme raadile, sest mu õelapsed on Tartus praegu külas ja mopse pole ka paar päeva näinud, nii et lähme vaatame nemad ka siis üle. See on kõik uus sees. No nii, Mirgi. See ratas läheb siis lukku taha kuuri, jah? See ei lähe maja taha. Siuke basic, siia saab kunagi Marta selle tooli panna. Saame sõitma minna. Mul on mingi 10 aastat vana, aga väga hästi peab vastu. Hea iste. No nice. Hea diil. Loodan, et ei ole varastatud kuskilt. Loodame, jah. Tore mees oli ka. Kauplesin alla veits. Väga õige. Palju ma sain soodud siis? 30 15 pirosse. Jah. Täname. No väga nunnu. Mul ei olnud rohkem, aga mul ei olnudki rohkem kaasast. Läksid usu peale välja? Mingi väike kiuks on. Siis ta oli mingi okei.
ei, väga nice pill. Nii, Miku vändab siit koju, niidab veel viimase otsa ära. Mina lähen autoga koju, siis võtan ta peale, kui ta on ära niitnud ja siis lähme Kiraadile. Miku kohe lõpetab ja seal on meie naabrikassid Too ja Mii, kes on väga uudishimulikud. Nii armsasti vaatavad seal koos. Elsu, tšau! See on nii hea meel, et me tulime, väike rotupoeg. See on nii armus, Elsu. Anni. Miku hakkas nüüd Aadil ka niitma. Täitsa hull inimene. Tal on fännid ka ümberringi. Nupsik. Kes on veel? Anni. Annil tuli nii palju karvu Miku kammistada. Lenju, Elsu. 4 mopsi. Kõige armsamad mopsid maailmas. Tere lõunast. Märksin täna jälle natuke hilja. Oi, Kemsu. Mis sa teed? Kas igatsesid mind või? Oi, Kemsu. Ma proovisin eile saada teile kaadrisse seda, kuidas ta mulle sülle ronib, aga kahjuks mul oli kaamera teises toas. Ma olin vannitoas hommik pesemas, kui Kemsu mulle sülle ronis ja tuttu jäi. See oli väga nunnu. Ja nüüd ta teeb kihva süga mu selle ekraani vastu. Sa teed ekraani vastu kihva süga, Kemsu, vai? Ta on meil väga läheduse otsija. Igal juhul eile õhtul ma ei vlogin teile mitte midagi, sest ma lihtsalt shoppasin terve õhtu ja ma panen teile kõik need screenid, mida ma ostsin. Ostsime endale, ostsime Martale, siis ma tellisin. Lõpuks leidsin siis, et Tartus müüakse ka ikkagi kummiga voodilinu nagu väikestele madratsitele, sest see trolli vooditasku on mingi täiesti ebanormaalses mõõdus 40x90 ja ütleme, et IKEA-st ei saa sellises mõõdus linu ja ma tahtsin ka veekindlat lina kindlalt sinna alla, sest et ma ei taha, et ta kohe selle madratsi ära retsib, nii et ühesõnaga ma panen siia kõik need ostud, mis ma eile siin õhtul või öösel pigem siis tegin ja Kemsu pöördan nii armsalt. Oi, see on nii nunnu, Kemsukene. Oi, kui ilusti puhastud oma käpukesi. Ballerina cappuccina. Lubasin siis eile panna haiglakoti kokku, on ju. Kas ma panin? Ei, sest ma olin täiesti overwhelmed nagu. Sellest, et ma pidin inimeste seas käima ja see ajas mind nii närvi. Ühesõnaga, liiga palju asju toimus eile ja minu raseda aju kohta siis. Ehk siis ma ei pakkinud, aga ma juba guugeldasin ja vaatasin, mida oleks vaja, nii et me paneme selle täna kokku 100%, sellepärast, et öösel mul oli siuke tunne, et Marta hakkab juba tulema. Nagu mul olid päris hullud emakavalud ja ma ei tea tegelikult kui hullud, sest et ma ei ole sünnitanud ja ma arvan, et sünnitusel need on mingi 100 korda hullemad. Ja Marta lihtsalt möllas nii hullult mul kõhus nagu. Teist peksis mind jalgadega nagu ohjeldamatult. Ja siis ma olin mingi appikene ära veel tule, mul ei ole haiglakott pakitud, aga täna me seda teeme ja enne veel, kell on jälle 12 on ju, enne veel me sööme hommikust / lõunast, mis mul veel igapäevast toimingud. No ma veresuhkru juba mõõtsin ära, siis ma kaalun ennast iga päev ja reaalselt esmaspäeval ma kaalusin 3 kilo rohkem kui täna. See on lihtsalt nii veider. Ma nagu arsti juures olin ka mingi, ma ei tea reaalselt, mis mu kaal on, sest et mu kaal ütleb iga päev mul erineva numbri ja nad olid mingi, et see on täiesti normaalne, et sul ongi kehas vaata tursed ja nagu keha hoiab vett kinni ja ühesõnaga nii palju asju, millest see kaal sõltub, nii et ma isegi enam proovin mitte stressata, et üks päev on, ma ei tea, 3 kilo rohkem, teine päev 3 kilo vähem, et pidavat olema normaalne. Nii, potetoid külla. Lähme teeme väiksed autotiirud nendega. Võtok? Selve. Jah, võtame ei. Ja võtame kaardi. Edukas käik. Saime sõõrikud, käisime toidupoes ja nüüd lähme meie poole tagasi. Kuna meie lõunasöök on valmis, lastel kohe käsnakolle lõpeb. Makaroid hakklihaga ja purgitomatisalat ja magustaduks siis pontsikud või sõõrikud. Järgmine köha ja vist väike haiguse poiss kallal, nii et ei rüttu. Aga mulle pandi sõrmused sõrme. Mingisugune huvitav mäng. Miku jõudis ka just töölt koju. Ja ma leiksin arbuusi, nii et snäkkisin natuke. Seiklusparki minna või? Ma arvan, et homme, siis äkki homme ilusam ilm või? Täna on veits vihmane. Ei käinud just kõksu või?
vaese mehe massaaž. Aitäh! Ma lihtsalt nagu armastan, kui suvalisi settinguid see kaamera ise paneb. Ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga eile filmitud haiglakoti video on 2-kordse aeglustusega ja suht kindlalt sinna ei salvestunud audiot, nii et ma vist pean nagu kõik uuesti filmima ja ma olen super kettas. Nii tore. Mitte, et ma seda mingi pool tundi oleks filminud, aga noh. Et jah, äge on see Sony kaamera, peab iga kord lihtsalt testi tegema nagu iga klipiga. Väga igatsen oma eelmist kaamerat, kahju, et seda enam ei toodeta. Ehk siis see Canon G7X Mark II oli päris hea kaamera. Ühtegi jama mitte kunagi olnud. Jau või? Kas tädil on jau kodus või? Ma teen siis sellele päevale uue intro sellepärast, et see klipp, mis ma hommikul filmisin ja kõik need ülejäänud eilsed õhtused klipid. Pärast seda, kui ma olin andnud oma kaamera oma õelapse emma kätte, siis ta midagi seal pusis ja pani mu kõik slow-mo peale, nii et mitte ühelgi klipil ei ole heli ja kõik klipid on 2 korda aeglasemad, kui nad peaks olema. Ja neid ei anna taastada, sest kui sa filmid slow-mos, siis ta juba ei jäta seda heli peale. Nii et lahe. Ma pean täna kõik need haiglakoti videod uuesti filmima. Mis ma selles hommikuses klipis veel rääkisin tegelikult on see, et ma olen jaanuarist alates hoidnud siis 1 päev nädalas Joelit. Niimoodi, et terve tööpäev. Täna ma hoian küll ainult 2 tundi ja see on mu viimane kord hoida, et Liisa läks lihtsalt pediküüri ja siis ma tulin siia hoidma, aga jah, alates jaanuarist ma oleme siis iga nädal tegelikult aega võetnud Joeliga ja see on nii äge olnud ja kuidagi nii lahe on näha oma sõprade last niimoodi kasvamas ja õppida tema iseloomu tundma. Nii et see on väga-väga vahva aeg ja kahju, et tänane jääb viimaseks päris tükiks ajaks, sest et meie enda väike beebi on tulemas varsti, kelle eest hoolt kanda. Aku, tule siia! Aku, tule siia! Viskan sille. Aina? No nii, Aina. Aina. Oi, no. See on nii elevil oma väike haikala üle. Eks te näete, aga mul kõht vaata niimoodi käib. Tuksub natukene, ma panen telo vastu, äkki siin paremini näha. Telo juures peaks natuke olema näha, et Marta luksub praegu. Aga ütleme nii, et annab tunda see eilne kella 12:30 magamine, kell 7 ärkamine. Lõpurasedana, nii et üks magus lõunauinak on soolas, kui ma siit koju saan. Võtan oma 2 ampsu arbuusi ja jään tuttu. Korralik siuke väss on juba peal. Nii, ma olen kodus tagasi ja me siin nädalavahetusel ostsime Ikeast vähe suurema karbi, kuhu arbuusi sisse tükeldada, nii et let's dig in. Reaalselt üks parimaid asju suve juures on külm arbuus. Nii hea, aga ma pean ennast ohjeldama. Ja nüüd ma lähen ühte sügavasse lõunaunne, sest ma olen nii väsinud. Ma läksin eile mingi 12:30 magama ja Griffen hakkas kell 4 hommikul terroriseerima, sest täna oli kõht tühi. Ja Kemsu on nagu aru saanud, et meie ei pane toitu, et masin paneb, on ju, aga Griffen vist veel lõpuni aru ei saa, nii et ta käis lihtsalt hingas meile näkku. Nii et on aeg üheks kosutavaks uinakuks. Griffen vist sai ka aru, et tuleb uinaku aeg, aga vaataks seda. Eile siis pesin Marta linad ära, panin siia alla selle niiskuskindla linaga ja see beebipesa on ühelt mu armsalt jälgijalt. Kui me Tallinnas käisime, siis käisime sellel järgi ja ma olen lihtsalt nii tänulik, sest ma olen just selle sama firma neid beebipesasid vaatanud. Ja need on uuena mingi 130 € ja no see on põhimõtteliselt uus, nii et saime selle lihtsalt tasuta. Nii armas, ma olen väga-väga tänulik. Ja sükse teki saime ka. Ja siis tegelikult ühe musta kandekookoni saime ka, aga see on mul teises toas, seda ma praegu ei jaksa näidata. Igal juhul praegu on vooditasku siin, muidu Kemsu magas seal öösel selle beebipesa sees. Aha, otse sinna, tavai. Normaalne, igal juhul. Kiisud vist toovad kaissu mulle. Tööte kaissu mulle, jah? Et muidu see läheb nagu siia. See on mu padi, mida ma ei kasuta praegu. Ühes nagu vooditasku tuleb siis minu siia kõrvale. Vot, nii et lähme teeme mommusudega väikse uinaku. Ma ütlen ausalt, ma olen nii väsinud. Ma magasin tund aega ja siis mu keha ise äratas mind ülesse. Aga rahulikult magaks edasi. Lihtsalt see ilm ka, ma ei tea, kas te kuulete, aga nagu
vihma lihtsalt voolab ojadena ja see on nagu nii demotiveeriv, et ma lihtsalt tahaks terve päeva maha magada nüüd, aga ei saa. Mul on külmkapis lasanje, mis vajab soojaks tegemist. See on juba mitu päeva seal olnud, aga ma arvan, et kehtib veel igal juhul. Meil on vaja minna Prismasse snäkke varuma ja siis ma saan teha selle lõpliku nii-öelda haiglakoti pakkimised. Eile, mis ma filmisin, seal ma neid snäkke ei näitanud, sest mul ei ole neid veel. Aga ma lähen kohe varsti varuma neid Prismasse, kui ma olen kõhu täis söönud ja energiat natuke saanud. Lihtsalt nagu täiesti null energiat on ja see hall nagu taevas ka lihtsalt mitte üheski suunas ei motiveeri mind liikuma. Nii, ma sain Prismas käidud, siin on kogu minu saak ja ma kohe teen teile hauli ka. See on minu statiiv, kui maha kukute, olete see süüdi. Okei, see on mega ohtlik. See on väga-väga ohtlik. Okei, see on veits stabiilsem statiiv, paneme teid siia. Prismas käidud nagu naksti, ma vaatan palju ma samme olen täna teinud. Kas see on võimalik, et nii vähe või? Äkki tõesti, 1500 sammu täna. Nii et õhtul tuleb kindlalt jalutustiir ja tundub, et vihm on ka järgi jäänud lõpuks. Igal juhul Prismas käidud 50 eurot vaesem ja ma tegelikult imestan, et nii vähe läks. Ma arvasin, et läheb mingi 70 euri. Aga näed siis, ühesõnaga ma näitan teile kõigepealt asjad, mis ma ostsin koju. Siis mul on asjad, mis ma ostsin haiglakotti snäkkideks ja that's it. Ühesõnaga ma näitan, mis ma kõigepealt koju ostsin. Ma panen ikkagi selle kollageeni topsi siia alla veel, sest et on natuke kõrgemal. Jätkuvalt väga ohtlik, aga midagi pole teha, mul ei ole statiivi, me peame midagi välja mõtlema. Esiteks, mul on kakao otsa saanud ja ma joon seda laktoosivaba piimaga mõni õhtu. Mitte väga tihti, aga mõnikord lihtsalt tuleb isu, nii et võtsin selle. Siis ühed mu lemmikrõpsud. Nii head, lõpetage ära, nii head. Siis me läheme täna külla, nii et ma ostsin süksid ekleere mango passioni kreemiga. Mango ja passion on mu lemmikasjad maailmas. Siis seal oli mingi mega soodukas nendele jätsidele. Võtsin ühe selle, 2 seda ja 2 sellist. Et siis on haiglast tulles kohe midagi võtta, kui tuleb isu. Siis tegelikult mul oli plaanis nagu külmutatud pitsasid osta külmikusse, et kui ei viitsi midagi süüa teha, siis nagu beebi kõrvalt, et siis ostaks neid koju, aga ütleme ausalt, need ei on nagu võib-olla kõige parema diiliga, nii et ma võtsin hoopis pelmeenid ja ma tean, et need maitsevad meile ja külmutatud pitsad, aga on alati see, et kui sa ei ole proovinud, siis on siuke ehku peale minek, et mõned need nagu maitsevad ülirõvedalt ja alati on hea nagu ise teha, aga seda taigent teha beebi kõrvalt tundub nagu sul oleks teine beebi veel. Igal juhul need lähevad külma. Siis ma võtsin mingeid pähkleid ja ma tegelikult täiega lootsin, et seal on neid maasikaid jogurtis, aga ei olnudki. Nii et ma võtsin mingeid pistatsiapähkleid ja šokolaadikattega mingeid asju ja veemandleid. Need on siis nagu kodus snäkkimiseks. Okei, mul on nii palav, ma panin juukst põtsi. Järgmisena lihtsalt hapusaia röst, ma ei ole sellist kunagi ostnud varem. Siis me lähme küll külla, aga see juhtub mingi tunni aja pärast midagi sellist ja ma tegelikult sõin lõunaks nagu suht väikse lasanje portsu. Nii et ma võtsin ühe juusturulli, aga kes on ära söönud kõik mu juustukrüssantid? Nagu kes läks Prismasse ja ostis need kõik ära, sest et ma ei ole juba viimased 3 korda näinud seal ja see on ausalt öeldes väga masendav. Siia kõrvale täiesti emotsiooniost 3 kohupima pontsikut, kes ma olen appikene. Siis mulle väga maitsevad need Zero San Pellegrinod. Jällegi koju külma, kui tuleb isu, võtan Heavenlid, samuti minu lemmikud. Need olid siis mõlemad päris hea diiliga Prismas. Ja siis need õrnkrahti omad on ka mega head. Siis täitsa basic või, meil hakkas või otsa saama. Väga tihti seda ei kasuta, aga kui näiteks kuskil, ma ei tea, praadimisel või kastme sees või koogis on vaja, siis on hea, kui kodus varu olemas. Siis Granny Smith õunad, need peavad alati mul olema külmikus. Ja need õunad on tõesti mu raseduse nagu kõige suurem craving. Ma lihtsalt armastan nii väga neid ja need ei aja veresuhkrut ülesse. Siis ma leidsin soodukaga. Mingi 4 euro oli see jumm ja ma segan seda siis heledamaga kokku, kui vaja on. Siis laktoosivaba piim. Seda me ikka tarbime siin majas. Ja asjad, mida ma ei ole pool aastat ostnud. Sellised krõbinad. Ma lähen usu peale välja. Ma usun, et mul ei ole pärast sünnitust enam diabeeti, nii et siis äkki näljasena saab neid haarata. Nagu te ilmselt aru saate, siis ma valmistun väga suureks näljaks siin. Ma ei tea miks, aga igaks juhuks. Siis lähme haiglasnäkkide juurde. Kõige olulisem minu jaoks vesi. See ei ole üldse parim variant, ma ei ole seda ka mitu kuud joonud, aga ma mõtlesin, et why not võtta haiglasse.
see on nagu siuke vaesemehe Fanta, aga veits tervislikum. Ja see on mu rasedusaja number 2 lemmikjook. Number 1 on see Neptunase laimivaarika, aga see on siis number 2, see on ka vaarikoma. Maitseb väga hästi. Need 2 on siis Mikule viinutatud snäkid, sest et ta soovis neid. Ma ei tea, ma ütlesin talle, ma lähen Prismasse haigla snäkke ostma. Ta ütles, et osta neid, nii et seda ma tegin. Siis soolased riisigalitid, hapukoore ja sibulaga. Pole kunagi maitsnud, vaatame, äkki maitseb. Mu lemmikud, riisigaletid tumedad šokolaadiga. Väga hea snäkkida. Hapud kummikommid. Siis veel soolast snäkki. Sidruni ja valge šokolaadi küpsised. Ma armastan sidrunit üle kõige. Nagu üle kõige. Siis veel soolast, sellised näkileibad ja müslibatoonid valge šokolaadi ja maasikatega. Ja õppides oma sõprade veast, siis ka Orbitit, et näiteks kui mees tahab vahepeal minna, ma ei tea, järgioskist endale hot dogi ostma ja tuleb haiseb mulle näkku, siis ma annan talle nätsu. See on snäkkide poolest kõik ja ma arvan, et siit on igati paslik liikuda edasi haiglakoti pakkimise juurde, mis tegelikult on mul juba pakitud, aga võtan teie jaoks uuesti lahti, sest see eine klipp tõesti kahjuks ei õnnestunud. Tere tulemast vaatama minu haiglakoti ülevaadet. Täpsemalt on mul siis 2 kotti, üks on siis seljakott mulle ja teine on riidest kott Martale. Miku paneb ise oma trussad ja sokid kokku, ma selle peale praegu energiat ei raiska. Aga vaatame siis, mis ma endale kaasa võtsin. Esimesena kõige olulisemad asjad on siis esiteks need paberid on ju, mis pidi ära täitma. Siin on kõik see parkimise info, kas sa lubad oma lapsele kuulmistesti teha, K-vitamiini teha, kas sa lubad endale epiduraali teha, ühesõnaga kõik need olen ma ära allkirjastanud. Luban teha kõik, mis vaja on. Teisena on mul siin dokument, ilmselgelt, sest ilma selleta sünnitama minna minu meelest ei saa. Ja siis rasedakaart, mis on mul olnud algusest peale sükse siige ja kilekotis, et see püsiks võimalikult ilus. Siis hügieenikott. See on mu selline üsna suur hõbesprei, ilma selleta ma ei lähe kuskile. Venitusarmide kreem, kuigi ta ei ole mul mitte kottigi teinud, mul on venitusarmid aina hullemaks läinud, siis igaks juhuks võtan kaasa, sest räägitakse, et isegi pärast sünnitust on nagu hea ikkagi kreemitada kõhtu, kui ta hakkab vaikselt tagasi tõmbama. Toon vist natuke kõrgemale. Siis ma võtsin endale vatipatju, kõrvatikke ja hambaniite. Või ma tegelikult nagu kasutan päris seda niiti, mis sealt rullist tuleb, aga selle mätan koju. Võtan siis lihtsalt need kaasa. 2 patsikummi, kuiv šampoon, Pepanten kreem, niplikreem, sest et niplid hakkavad vatti saama ja on vaja, et need oleks niisutatud. Siis seesama näo tooniku / mis iganes asi, mida ma iga päev endale näkku panen. Ilmselt seda seal ei kasuta, aga lihtsalt igaks juhuks võtan kaasa. Teodokas, juukseli, hambapasta ja mitsellaarvesi. Ja loomulikult intiimpesukeel. See oli siis selle koti sisu. Järgmisena selline väike kotikene. Ma tegelikult ostsin selle Martale, et siia saab tulevikus siis mingid mähkmeid panna, kui ma kuskile minemas oleme. Aga ma ei hakka haiglasse mähkmeid võtma, sest et ma arvan, et seal on olemas ja sealt antakse, et ei ole mõtet nagu üle ka pakkida. Ja mis ma unustasin mainida, palun olge minuga lahked. Ma teen seda kõik esimest korda. Ma ei tea mitte midagi. Ma lihtsalt pakin asju, mida ma olen kuulnud, et võiks pakkida ja te võite jagada oma kogemust, aga palun olge nagu lahked, ärge pahandage minuga. Ma mängin esimest korda. Igal juhul, siin on meil nibupadjad. Ühesõnaga, et see piim ei lekiks siis pluusist läbi on ju. Mul on siin 2 erinevad, Philips Avent omad ja siis Baby Ono omad. Nii et vaatame, kummad siis rohkem meeldivad. Siis nibu kaitsmed on siin ja siis sellised suured sidemed, mis lähevad siis võrkpükste sisse ja võrkpükse ma ka kohe näitan teile. Tellisin siis sellised võrkpüksid. Materjali on vast siit niimoodi näha. Pärast sünnitust on igal juhul hea, kui on sellised hästi lõdvad, hästi pehmed püksid, mitte sellised soonivad trussad on ju, seda me ei taha. Ja siis mu armas sõbranna andis mulle, mis tal endal üle jäid, sellised bokseri moodi asjad, mis nagu venivad päris korralikult ja siis siia sisse on sellised suured mässud või sidemed, mis lähevad külmaks. See oli siis sellises Frida Mom komplektis. Need lähevad siis siia bokseri sisse ja siis külmutavad seda ala, mida on vaja külmutada. Ja neid külmutuspatju ma võtan 4 praegu kaasa. Ma loodan sellest piisab esialgu. Üldiselt kõikide asjadega on niimoodi, et kui on vaja, siis Miku saab tuua ja saame osta, et ei võta nagu liiga palju kaasa. Ja jällegi ilmselt haiglast saab ka neid asju. Siis ma võtsin sokid kaasa, et võib-olla pärast sünnitust, kui jalad enam ei ole paistes, siis saab isegi sokke, võib-olla mingeid muid jalanõusid kanda, aga kavatsen minna sünnitama siis plätudes ja võtta kaasa
sussid, et kui need enne sünnitust jalga ei mahu, siis pärast ikka. Ja kuigi mu jalad hakkavad sekundiga higistama, siis millegagi peab seal käima. Võib-olla ma lihtsalt käin ka enda plättudega, millega ma siis üldse lähen nagu sinna sünnitusmajja on ju. Siis imetamisrinnahoidja, selline täitsa tavaline, väga õhukene, ilma igasuguste traatide ja muude juttudeta. Fun fact, ma tegelikult viimased aastad ei ole üldse kandnud traadiga rinnahoidjad, sest et need suruvad mul nagu vasakule roidele nii hullult, et mul on valus füüsiliselt. Nii et Lindexist kõige tavalisem, kõige leebem rinnakas will do. Aga selle konkreetse, mis ma just näitasin, selle ma tellisin Sheinist. Siis trussad, kuigi ma ilmselt neid ei pane, aga noh, viisakuse mõttes võib kaasa võtta, on ju. Peri pudel, millest ma olen väga palju head kuulnud ja mis on ilmselt väga suur abimees sünnitusest taastumisel. Ehk siis paned see vee sisse ja siis lased sinna alla, kui käid vetsus. Siis juuksehari muidugi. Sellised pikad, hästi nagu laia selle pihakohaga, et saad nagu venitada neid. Sellised tutupüksid põhimõtteliselt või noh, nendega võib niisama ka käia, on ju. Riietest ma endale rohkem praegult ei ole pakkin. Ma arvan, ma pakin vahetult ennem mingeid bluuse ja asju, aga ma olen üsna kindel, et ma enamus aja viibin seal selles ürbis, et ma isegi ei hakka endale nagu ette kujutama, et ma panen mingi seti endale selga ja hõlnud seal mingis hommikumantlis ringi, nagu ma arvan, et seda ei juhtu. Siis veel üks kott, selline pesukott siis, šampoon, mis on suht otsakorral. Ma arvan, et haiglas saangi viimase korra veel kasutada ja on kõik. Siis huulepalsam. Olen kuulnud, et sünnitusel väga palju ju hingad suu lahti ja karjud ja mis iganes, et siis huuled lähevad väga kuivaks. Nii et see on kindlasti väga kaasa võtta. Siis kehakreem, et oma keha niisutada. Siis näopesukeel, ikka kulub ära. Ja dušikeel. Sellega on minu kott põhimõtteliselt pakitud. Ma võtan veel lisaks laadijad, snäkid ja veed, mis ma enne näitasin, AirPodsid, rätiku ja rasedapadi. Et kui mina sellega magada ei saa, siis saab vähemalt Miku vahepeal magada ja kusjuures küll ei tunnista seda väga, aga tegelikult kui ta teeb lõunaõinakuid, siis ta võtab selle rasedapadi endale kaisu. See lihtsalt on nii mugav. Midagi pole teha. Siis mis ma Martale kaasa pakkisin, kohe näitan. Esiteks ma pakkisin talle siis sellised musliinlapikesed, kuhu saab siis ila pühkida ja oksendada saab. Ühesõnaga, ma usun, et need kuluvad täitsa kenasti ära seal. Siis 2 sellist mütsikest, mida talle pähe panna. Mul pole ausalt öeldes aimu, kui suur ta tuleb. Ta tegelikult nagu peaks juba olema suht suur, nii et ma arvan, et need mütsid lähevad talle kenasti pähe. Siis sokid. Ma praegult neid kindaid ei leidnud ja sellega on ka nagu hästi erinevaid arvamusi, et mõned ämmakad nagu ei soovita neid panna, mõned soovitavad, ma ei tea, vaatame, kuidas tunne on. Aga kui vaja, siis saab sokid ka panna kätte ümber ja ma arvan, et haiglast antakse ka, kui meil endil nagu ei ole. Siis sellised 2 kaisukat, mõlemad on teiselt ringilt. Ei ole mingit erilist stoorit nendega, lihtsalt roosad ja nunnud näevad välja. Siis sellised sokikesed, ma ei tea, kust me need saime. Ja tegelikult mul ühe sõbranna ema heegeldas ka sokikesed, aga ma ei suutnud neid praegu leida, ma olen kuhugi need ära toppinud, aga küll ma üles otsin, et siis saab tal jalad nagu sossusse panna. Siis veel ühed siuksed sokikesed. Siis ma võtsin erinevas suuruses bodisid, see on siis 62, aga ma ikkagist arvan, et see on väike, sest kui meil juba 20. nädalal öeldi, et on suur laps, siis no, jah. Siis selline, see on suurus 56, ehk siis pigem nagu väike suurus on ju. See on ka suurus 56. Siis selle komplektiga ma ju teatasin Mikule, et me üldse ootame beebit ja see on suurus 62, nii et võib-olla tal isegi läheb see selga. Siuke body ja siis püksid, selline kombo. Äkki sellega ma tooks ta koju näiteks. Pole üldse halb mõte. Siis veel mõned bodid, see on 68 suurus juba. Selline, siis 62 suuruses ja 56 suuruses selline. Ja siis võtsin ühe siukse ilalapi ka, et eks näis, kas seda kasutame, aga vähemalt siis on olemas. Siis rinnapump. Võite jagada kogemusi, kas teil läks tarvis, kas te võtsite kaasa, kuskilt jagas tellisin, ma ei tea. Ilmselt neid on ka väga palju erinevaid, aga ühesõnaga vaatame. Küüntelõikamise komplekt, selle osas on ka, ma tean, ämmakatel väga palju erinevaid arvamusi, et pigem ikkagi laps võiks ennast kriimustada, et siis tal tekib see immuunsus, kui nad umbes mingi bakterid sinna satuvad. Aga nagu ma ei taha, et mu laps ennast kriimustab. Nii et ma ei tea, ilmselt enne 10 päeva ei võigi üldse lõigata, samas on neid, kes ütlevad, et võib ja peakski. No väga palju eri arvamusi on ju. Igal juhul see tuleb kaasa. Siis lutikett Marta nimega. Siis selline lambikene, et saame öösel siis panna siit põlema ja tal on see pult ka, et saab siit puldis siis kinni panna ja tööle panna.
ja neid valguseid vahetada, et selles mõttes väga mugav. Saab kaugelt juhtida, siis mul täitsa täis laetud. Siis 2 Piipsi lutti, 2 Mamm lutti. Jällegi mina ei tea, mis vahe neil on. Millised talle meeldivad, võib-olla ei meeldigi üldse. Ma ei tea, ma räägin, ma mängin esimest korda. Siis lutipudel, ma ei tea, kas seda vaja läheb, aga igaks juhuks. Ja Martale siis siuke pusa ka või selline kardigan, siis millega koju tuua, kuigi see vist suht suur, 3-6 kuud. Siis selline mähkmekreem, et kui tal peaks seal tekkima punetus, siis saab seda panna, kuigi nii väikse ajaga vist ei teki veel punetust, aga tead, ma igaks juhuks võtan kaasa. Ja selline imetamise tee, mida minu imetamisnõustaja, jah, mu ämmakas saatis mind juba enne sünnitamist imetamisnõustaja juurde, kes täiega rahustas mind maha ja täiega julgustas ja soovitas siis osta seda teed. Siin on siuksed nagu teekotikesed sees. Ma arvan, ma hakkan neid siis jooma nagu paar päeva enne, kui ma haiglasse lähen. Seda ta soovitas. Ma ei mäleta, kas ma mainisin, aga meie kotti tuleb siis muidugi hambahari ka ilmselgelt, aga selle me paneme siis vahetult enne, kui me lähme. Ja Martale siis veel viimased asjad sellised musliintekk on ju. Ja siis üks mu jälgijalt saadud üliarmas, siuke soojem tekk roosa, tuleb siis ka haiglasse kaasa. Ja that's it. Martale siuke riideskott, minule siis seljakott. Selline, Miku ilmselt võtab ka mingi tote bag'i ja lihtsalt viskabki oma mingid hügieeniasjad ja trussad ja sokid ja ilmselt that's it. Nii et võite märku anda, kas teie ka midagi sarnast pakkisite või te panite veel midagi juurde või võtsite midagi ära. Et jagage julgelt oma kogemusi, mis teie pakkisite ja mida te kindlasti näiteks kasutasite. Nii, aga meie lähme nüüd kontustele külla. Meil on külas käidud, väga-väga tore oli kontuste pool ja nüüd ma olen kodus tagasi ja ma hakkasin just insuliini süstima ja mul tuli meelde, et ma tegelikult tahaks seda nagu jäädvustada, et kui ma vaatan aastate pärast tagasi oma esimese raseduse peale, siis ma näen, mida kõike ma pidin tegema, et mu pisikesel oleks kõik hästi. Nii et ma näitan teile, kuidas ma süstin insuliini. Esimene samm on arvutada, mis päev on ja kumba kintsu peab süsti tegema. Ma alustasin süstimist eelmine esmaspäev ja ma alustasin vasakust kintsust. Seega vasak, parem, vasak, parem, vasak, parem, vasak. Täna on neljapäev. Parem, vasak, parem, vasak. Nii et täna läheb vasakusse kintsu. Nii, kõigepealt võtame siis kaitsekilbi ära. Ma loodan, ma mingit bänni ei saa siit nüüd, nagu mingi sõltlan on ju. Nii, siis siin sees on nõelakesed, kusjuures selle ma sain täiesti retseptiga ja tasuta apteegist. Ja neid nõelakesi anti mulle ka lihtsalt apteegist tasuta. Ja põhjuseks ütles see proviisor niimoodi, et paljud inimesed ei taha nii peenikest nõela, mis on nagu veider, sest see on reaalselt 4 mm ja see on peenem kui nagu veresuhkru mõõtmise nõel. Ja ma ei tea, miks ei taheta nii väikest nõela, sest nagu sellega sa päriselt ka tunned ülivähe ja see ei ole üldse nii valus kui veresuhkru võtmine. Igal juhul ma torkan selle siis siia otsa, on ju, ta on nagu sellisena siin sees, ilmselt näete seda väikest nõela ka. Panen selle siia otsa niimoodi, hops, lõps, keeran kinni, võtan lahti ja võtan selle ka lahti. Selline hästi pisike nõel on tal siis. Ja minu kogus on 16, nii et ma kerin siin 16. Nii, siis vajutan lõpuni välja. Täna on kuidagi nagu valusam see, ma ei tea. Siis ma ootan mõned sekundid ja siis võtan välja. Ja siis selleks, et ma ennast ei stääbiks sellega, siis ma panen siia peale selle sama korgi, keeran ta siit lahti ja siis ta tulebki koos selle nõelaga. Niimoodi siis. Ja ongi kõik. Niimoodi ma ennast iga õhtu kuskil 8-9 paiku süstin, et hommikuks oleks normaalsed veresuhkrunäidud. Minu õhtune activity on siis see, et ma panin põhimõtteliselt jääkülma vett kaussi ja panin oma paistetanud jalad siia sisse, nii et ma loodan, et see natuke leevendab. Ma olen tegelikult ilge külmavaras. See on ikka väga külm. Ma loodan, et see läheb natuke soojemaks. Kimsukene tuli nüüd minuga hambaid pesema. See on meie igaõhtune rutiin. Joob natuke vett siit. Ja siis hakkame hambaid koos pesema. Nii, paneme siis siia hambapastat, ta juba nii ootab. Tere ilusat hommikut, ma just jäppisin mingi 6 minutit niimoodi, et mul isegi ei rekkinud. Lahe, igal juhul ma siin söön ühe Miku võiku ära, sest et tal ei olnud ikkagi isu ja ta läks tühja kõhuga nüüd koolitama. Ja siis ma söön enda võikud ära ja siis loomulikult ma lahendan ka oma jääkohvi ära. Täna on mu viimane ämmaka visiit
siis ma lähen Elvasse lösutama basseini äärde oma uue ujumisrõngaga ja õhtul on siis minu armsa sõbranna Saara ülikooli lõpetamine, ta saab kätte arstikraadi, mis on nagu täiesti epic ja ma olen muidu ka oma sõprade üle nagu väga uhke, kes midagi siin elus saavutavad, on ju, aga need, kes lõpetavad arstiõppe, te olete nagu kõige paremas mõttes hullud, sest et ma ei suudaks elu sees midagi sellist teha. See on nii hull pühendumine, nii suur töö, nii et ma olen väga-väga uhke töö üle. Ja seda siis lähmegi õhtul tähistama. Näeb teisi sõpru ka, mis on väga vahva. Ja õnneks täna on ilus ilm ka. Viimane ämmaka visiit on tehtud, rohkem neid ei tule. Ja see on nii veider tunne. Aga samas nii tore ka. Igal juhul ma olen Elvasse jõudnud, ma käisin just poes, ostsin endale lõunaks miskit ja snäkke ja muidugi jätsi. Ja nüüd ma lähen täiesti rahuliku südamega basseini äärde peesitama. Oi, ma olen seda hetke oodanud. Ei hakka valetama, päris mõnus on. Jalad on küll paistes, aga pole hullu. Marta on siin, möllab. Värske arbuus on lõigatud. Naudin sajaga. Teen sudokusid, hakkan seda kohe lugema. Ja isegi mu ujumisrõngas puhuti täiesti täis. Halleluuja! Vasti saab siia minna. Suht jahe on küll, aga mul sobib. Ja see on siis terve talve ja sügise ja kõik vastu pidanud siin täitsa täis püsinud. Nii et saan ise valida, kummaga ujuma lähen. Mul on siin üks fänn ka. Ta arvab, et mul on ta mänguasi, aga see tegelikult võeti ära. Nii et ta lihtsalt käib siin ringi ja otsib seda. Aga oi, kui mõnus on olla külmas vees. Mul ei ole siin mängu asja. Vaat sellisest päevast ma olen unistanud väga kaua. Aga Tobi, Tobi, mul ei ole siin mängu asja. No nii, Elvas on käidud, peesitatud. Tegin ennast korda väike mental breakdown hiljem. Oleme Ülenurmes ja lähme siis Saara lõpetamisele. Ma läksin nüüd telo peale üle. Ilmselt saite isegi sellest kvaliteedi vahest aru. Nii et lähme siis tähistama. Ma ei hakka teile isegi valetama. Väga keeruline on emotsionaalselt. Ma olen siin vlogis juba mingi 3. kord nüüd nutan äkki või. Ma lihtsalt jäädvustan neid päris hetki, kuigi täna on mul olnud täpselt 2 mental breakdowni ja mul hakkab kohale jõudma, et meie elu nagu päriselt muutub 180 kraadi, et me hakkame vastutama väikese inimese eest, et me peame ta kasvatama suureks võimalikult väheste traumadega ja see kõik nagu väga suure prahmakana jõuab mulle kohale. Et kuna lõpp on nii lähedal, siis kuidagi väga habras on olla ja väga palju emotsioone on. Ma ei filminud seal tähistamisel mitte midagi, sest me lihtsalt rääkisime terve aeg inimestega juttu ja sõime. Ja väga tore oli ja ma olen väga uhke Saara üle. Vot, aga tõesti ei ole üldse kerge nagu emotsionaalselt praegu. Et on täiega süke ootusärevus ja samas on nagu väike hirmujudin ka, ma ei hakka valetama. Et ei ole ju sellist eluetappi kunagi olnud varem. Lubasin teha väikse update'i, et mis siis ämmakas rääkis. No ämmakas ütles, et kõige olulisem kaasa võtta hügieenitarbed on ju haiglasse. Ja mehele siis vahetus jalanud, et ta ei peaks šokkides olema seal, ehk siis plätud kaasamikule. Ja mina TikTokist vaatasin, et süke eest lahti nööbitav särk on hea, et siis nagu isa saab seda nahk-naha kontakti teha. Et siis ta ei pea nagu päris paljalt seal olema. Et kui näiteks peaks tulema keiser või midagi sellist, et siis ju antakse isale, on ju, esimesena. Ja siis ongi rätiku soovitus kaasa võtta, et need kliinikumi omad pidid suht nartsud olema. Nii et võtame rätikut ka kaasa. Siis ikkagi võtan selle rinnapumba ka, et siis on nagu enda oma, et saab kohe proovida. Ja imetamisteed ma hakkan siis nagu juba varasemalt võtma, et äkki see ka kuidagi aitab kaasa. Seda ma just juba mainisin ka, kui ma haiglakotti pakkisin. Ühesõnaga ma tõmban otsad kokku, sest see vlog on nii pikk. Nii veniv appi. Kui sa oled selle lõpuni vaatanud, siis väärid ühte suurt medalit. Aitäh sulle. Ja ma lihtsalt täna ka selle tähistamisel siis rääkisin ühe ka värske emaga ja ma tõesti ütlesin talle, et ma olen nagu nii tänulik, kui inimesed, kes lihtsalt jälgivad mind. Mul pole õrna aimugi tegelikult, kes te olete või mis elu te elate, aga see, et nagu inimesed on lihtsalt saatnud enda asju
täiesti tasuta, lihtsalt sellepärast, et nad tahavad nagu toetada või kuidagi olemas olla. Et me saime põhimõtteliselt tutikad nagu beebipesa ja sleep carrieri, ma ei tea, kuidas see kandekook on. Ja me saime vankri tasuta, see on nagu nii suur õnnistus, te ei kujuta ette, aga ma iga päev vaatan neid asju, ma olen lihtsalt nii tänulik. Nii et aitäh, kui sa oled kas mõelnud meie peale või kuidagi nagu praktilist abi osutanud või saatnud riideid või lihtsalt hea sõnaga julgustanud, et nagu te aru saate, siis see läheb mulle väga korda ja teeb mind väga emotsionaalseks. Aga jah, see ongi siis viimane vlog rasedana ja veel 2 ja järgmine vlog on juba 3. nii äge ja nii hirmutav samal ajal. See on nagu väga siuke proovile panev periood olnud igas mõttes, aga samas nagu nii eriline ka ja ma olen nii tänulik, et ma olen saanud kanda meie väikest Martakest ja et see päriselt hakkabki kohe lõppema. Tänu on südames väga suur, aga ärevus ja põnevus ja väike hirm on ka ikkagi, ei hakka valetama. Igal juhul aitäh, et sa vaatasid seda vlogi ja võite mind siis oma mõtetes ja palvetes hoida, et sünnitus läheks hästi ja et ma juba varsti võib-olla jaksaks uue vlogiga teha. Nii et aitäh veel kord ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!